Vot nüüd peaks täitsa teine lugu olema. Hüva, head pärastlõunad kõik inimesed, kes siia kohal on tulnud ja kes meid läbi YouTube'i või isegi Facebooki vaatavad. Mina olen Sanna Karto, ma olen ajakirjanik, ma olen luuletaja ja ma olen ka asjapuul, kes käib erinevaid üritusi, diskussioone, intervjuusid ja muid selliseid paneele juhtimas ja läbi viimas. Ma tunnen ennast erinevate teemade suhtes väga kirglikult, eriti kui asi puutub soosse, erinevatesse õiglusesse puutuvatesse küsimustesse, ühiskonda ja ausalt öeldes ka suhetesse ja armastusse. Ja need on kõik teemad, mida me täna siin ka arutame. Mulle on antud paar soovi ka edasi ja üks nendest on see, et aeg-ajalt, kui mul see meeles on, et ma kirjeldaksin veidi seda, mis toimub ka nendele, kes võib-olla pilti klassikalises mõttes ei näe. Ehk siis, kui lavale vaadata, siis on sinu ees 6 inimest musta värvi laval, veidi kõrgemal poodiumil, kuhu peab ikka logistikafirma kohale kutsuma, et inimest, kellel on ratastool ka siia peale saada. Meil on üks pikkade, blondide juustega naine laval, Helen. Minust vasakul pool on Aive, kes on kaunis brünett. Siis keskel on Sanna, kes on kartulikoori juustega ja tukaga, veidi äkki liiga entusiastlik neidis, aga see entusiasm on lihtsalt sellise närvilisuse funktsioon. Ja minust paremal on Gretel, kellel on kaunis sinepikarva pluus seljas ja suur lopsakas selline krunn kuklas ja selline nina piercing, mis näitab, et ta on palju coolim kui mina. Ja Greteli ees on Külli, tukaga, blond ja üleni musta riietunud täielik professionaal, kes aitab seda meie juttu viipekeelde tõlkida. Ma tahtsin siia algusesse, enne kui me diskussiooni astume, ka lihtsalt rääkida loo sellest, kuidas täna hommikul mul oli aeg kella 9-ks siis Ida-Tallinna Keskhaiglasse, mul oli vaja seal läbi viia üks ajuuuring ja ma ei olnud kunagi sellist ajuuuringut varem teinud. See oli MRT, on see üks uuringu nimi. Ja mind asetati siis selle lamama, pandi pea sellise karbi sisse ja öeldi, et sa ei tohi mitte mingil juhul oma pead liigutada, sest et muidu kohe need tulemused lähevad pekki. Ja see oli täiesti võimalik, kuni ühel hetkel kõrvaklappides, mis mu peas oli, et veidi seda müra summutada, hakkas tulema üks audio-parfüümi reklaam, mis kõlas nii kuradima absurdselt, et ma pidin kogu oma keha ja oma nägu lihtsalt täielikult lõdvestama, et mitte naerma hakata ja oma uuringu tulemusi sellega ära rikkuda. Et see on lihtsalt üks selline veider seik erivajadusega inimese päevast ja ma usun, et paljudel teil on sarnaseid seiku, kui mitte igapäevaselt, siis äkki iganädalaselt. Et lihtsalt selle olukorra absurd, selle ühiskonna absurd, kus me elame, tingib selle, et olema peab teatud sellist tumedat huumorimeelt. Vot nii, aga sellest me räägime täna teiega ka. Ma võib-olla siis selleks, et tutvustada meie paneliste veidi, ma käisin mitu korda neid fotosid ka vaatamas ja ma võib-olla alustaks sinust, Helen, et ma lugesin sinu tutvustusest, et romantika ja iseenda naisena tajumine on sinu jaoks väga tähtis. Ma tahaks küsida, et milline oli viimane moment, millal sina tundsid ennast naisena või suurepärase naiseliku inimesena? Ma tegelikult tunnen seda igapäevaselt, et see ei ole mingi selline eriline puhk, et seda peakski tundma iga naine iga päev, et tal võiks olla igas päevas mõni selline hetk, kus ta tunneb ennast tõelise naisena ja seal on ka minu arvates väga palju endale ära teha, et ma ise püüan nagu selle nimel tegutseda, et ma tunneks ennast enda nahas hästi ja ma tunnen. Mis sind selles aitab? Sellised naiselikud kiiksud ja knihvid võib-olla, et endast hoolitsemine, mukkimine, see selline igapäevane kuki-muki ja ilusad riided ja
nende asjade tegemine, mis panevad silma särama. Väga hea, aitäh! Nii, ja nüüd ma küsiks sinu käest seda, et kui me enne oma väikse tutvustusringi tegime, siis sa mainisid mulle, et sa toimetad 3 organisatsioonis, et sul on, ütleme, keeruline isegi emotsionaalselt siia kohale jõuda, sest et inimene on lihtsalt nii korralikult rakkes, et ma küsiks, et mis sulle selle energia annab või mis sind käigus hoiab nende tegevuste keskel? Tere, mina olen Aive. Kas mind on kuulda? Et esindan siis toitumislikke erivajadusi ja Eesti Tsöliakia Seltsi, et olen Eesti Tsöliakia Seltsi juhatuse esimees ja kohe tähistan ka 25 aastat vabatahtlikkuse tegijana, vabatahtliku töö tegijana ja mis energiat annab, on ikkagi oma kogukonna eest seismine, et kui minul avastati 27 aastat tagasi tsöliaakia, et siis enamus inimesi ei olnud seda sõna kuulnud, meil ei olnud toiduaineid, teadlikkus, mis on tsöliaakia või gluteen, oli ühiskonnas madal ka tervishoiutöötajatel, nii et ikkagi see töö tähenduslikkus iga päev, et ma teen tähenduslikku tööd, annab mulle energiat. Väga hea, aitäh! Ja ma küsiks sinu käest, Gretel, nüüd, et oma selles tutvustustekstis rääkisid sa sellest, et sa osaled paljudes erinevates internetikogukondades ja see on sinu sihuke, ütleme, solidaarsuskeskkond või kontekst ja ma tahaks hea meelega kuulda, et kui sa jagad, ma saan aru, et see on natukene, ütleme, intiimne informatsioon äkki, aga mis veebisaitidest või mis rakendustest me räägime? Ma tahaksin sinu küsimust täpsustada, mida sa täpselt silmas pead. Et kas sa pead silmas Redditit, kas sa pead silmas Instagrami või mingeid muid äppe rakendusi, millest ma äkki kuulnud ei olegi? Instagrami kasutan praegu rohkem, Facebookis on mul nagu sellised informatsioonikanalid, kus ma ise kannan informatsiooni teistele. Instagram on pigem mu isiklik tegevusalasel. Pigem ma olen Facebookis ja seal olen aktiivne. Ja kui sa infot jagad siis või postitusi teed, siis millest sa postitad? Väga erinevatel teemadel. No, naiste teema näiteks, et see intervjuu on olnud, kus on eestikeelset teksti väga palju, aga sihtgrupp on hoopis viipekeelsed inimesed, kelle jaoks eesti keel on võõrkeel. Siis ma olen neid vahel nagu oma emakeelte siis ümber viibelnud ja pannud need videod siis välja, et teised viipekeelsed kurdid ka saaksid informatsiooni. Või kui mida ma näiteks kuskil märkan, meie puhul on, kurtide puhul ja minu puhul on kommunikatsioon, olgu see mõni saade või mingi asi, kus ei ole viipekeeletõlki näiteks mõnel ürituse juures või seaduses on ju, keeleseaduses on kirjas tegelikult, et on seadustatud meie keel, aga seda pidevalt unustatakse ja siis ma üritan seda nagu kommunikeeruda. Näiteks nagu praegu, mul on ilusasti tõlk olemas, aga kui seda ei oleks, ma lihtsalt naerataksin sulle siin ja meil ei oleks meil omavahelist suhtlust. Ütleme, et naeratus on parem kui 1000 sõna, aga ainult teatud olukordades. Okei. Hüva, aga lähme asja juurde. Ma olen valmistanud ette teatud hulga küsimusi, panelistid said need ette kätte, aga see ei ole veel kõik. Tõenäoliselt vesteldes tulevad mulle endale pähe erinevad küsimused, aga ma loodan, et appi astute ka teie või vähemalt teie uudishimu. Nimelt, kui mina olen enda küsimustele joone alla tõmmanud, siis anname mikri teatud ajaks ka teie kätte, et teil on võimalus küsimusi küsida. Meil on seal, ütleme, Liis, kes oli ka varem laval, see on vist lõhekarva särk, eks ju, ja ta, ütleme, võib-olla kehakeele järgi näete ka ära, et tema käes on mikker, ta saab teile selle ulatada või soovi korral, kui te tahate oma küsimuse näiteks telefoni või paberile kirjutada, et siis Liis loeks selle ette ja niiviisi äkki me saaksime ka ütleme, teksti siia või küsimusi siia lavale saada. Nii et kui jah, neid tekib, mida ma usun, et tekib, siis me hea meelega võtame need vastu. No nii, aga ma küsiksin alustuseks teie kogemuse kohta
photoshoot'iga, intervjuudega selle kohta, et kuidas te üldse sellega liitusite ja ma võib-olla seekord alustaksin siit poolt. Gretel, kuidas photoshoot oli ja kuidas sind üldse olukorraga kaasati? Sul on hea küsimus. Okei, Facebook oli jälle see, kus ma nägin jälle seda naiste teemat ja mõtlesin, et miks mitte, et võiks olla, küsisin, et kas seal on viipekeelne esindaja ka olemas ja kohe pakuti, aga tule siis ise, tule. Ja siis mõtlesin, okei, miks mitte. Mul ei ole sellist kogemust ka, et mind niimoodi fotografeeritakse. Et üks asi on, et teha telefoniga pilte, teine asi on ikka profikaameraga pilte teha saadud. Siis saingi me profiga kokku ja algus oli väga pingeline olukord, et polnud harjunud üldse, mida ma nüüd tegema pean ja kuidas ma olema pean ja mis mul seljas peab olema. Ja lõpuks üks pikem sessioon oli ka koos meigiga. Mina igapäevaselt meiki ei kasuta, ma olen nagu loomulikult nii, nagu ma olen. Fotojooksja küll, olin valmis selleks, aga ja siis vaatasin peeglisse ja vaatasin, et see oli täiesti võõras Gretel mu vastas, et nagu oleks, ma ei tea, teistsuguseks muutunud täiesti. Sees oma teada olen palju vanem kui see, mis mind seal peeglist vastu vaatas. See tundus seal noorem. Kommunikatsiooni mõttes, mul ei olnud ju tõlkit, me saime hakkama oma vahel nagu miimikaga ja natukene ka tekstiga ja meile sujus ikkagi lõpuks. Siin ma olen ju selles mõttes, et fotod on üleval ja neid saab vaadata ja selline see Gretel sai sinna. Aga sõbrad tuttavad on ka fotosid näinud ja kuidagi kommenteerinud? No, on öeldud, et põnev teema on küll, et eriti veel see minu luguga, mis seal juures on. Tegelikult inimesed, sõbrad teavad minu neid teemasid ja minu neid takistusi. Aga üks märkus oli küll, et enese tutvustuses, et ma olen nii kurt, et arvati, et ma ei peaks nii palju kirjutama, millistesse erivajadustesse ma nagu kuulun. Et sa ei ütle ju tavaliselt, mina olen Sanna ja mina olen kuulja, on ju. Sa ei ütle tavaliselt niimoodi, see on ju automaatne, on ju. Sest mina ka ei ütle, et ma lihtsalt ei kuule. Ma arvan, et see natukene võib-olla inimesi mõjutas, et miks sa pead seda kõike ütlema, et mitte ei kuule. Väga, aitäh. Nii, ja sina? Milline oli sinu kogemus kaamera ees, diktofoni taga, küsimusele vastates, poseerides? Et võib-olla sellest ka, et kuidas ma sattusin sellesse projekti, et mulle tundus, et me saime Eesti Puuetega Inimeste Koja kaudu oma listi küsimuse ja olin siis Eesti Tsöliakia Seltsist, kes soovi avaldas. Ja see kogemus oli väga tore, et peab ütlema, et see oli minu jaoks esimene selline kogemus, tekkis staaritunne, et kui minu põhitöökohta Tallinna Teeninduskooli tulid grimeerijad ja kosmeetikud ja fotograaf ja tegelikult see protsess kestis päris mitu tundi, et kui me pildid nii-öelda purki saime, et ikkagi hästi äge oli vaadata, kui kostüümid välja võeti ja kuidas neid aurutati ja see kostüümide valik oli päris suur ja ühest siis õppeklassist sai kosmeetiku töötuba, ja fotografeerimine ka, et me tegime Tallinna Teeninduskooli pagarkondiitri laboris fotot, samal ajal oli mu õppijate tund, et päris põnev oli, et kuidas neid erinevaid lahendusi leida, et ma ise ei oleks nagu selliste lahenduste peale tulnud, ei kleidi osas, ei selle keskkonna osas ja nagu ma pildi peal seisin, siis pagarkondiitri töövahenditega, et see oli ka jumala äge, et tore kogemus oli. Ja kas sina oled mingit tagasisidet saanud tuttavatelt, sõpradelt? Ma pean ütlema, et elu on nii kiire olnud, et ma ei ole isiklikult veel jaganud, aga ma täna jagan isiklikus Facebooki postituses ja ei olegi aega olnud väga sõpradele rääkida. Küll aga Eesti Tsöliakia Selts on paar korda jaganud ja seal need kommentaarid on küll olnud hästi positiivsed. Aitäh sulle. Nii, Helen, kuidas sinu kogemus on olnud? Kuidas sind üles leiti? Kuidas oli pildistamine, intervjuu? Mina sattusin projekti Kristina Amuri kaudu, kes kutsus ja
ja kuna see on niivõrd mastaapne projekt olnud ja nii pikaajaline, et põhimõtteliselt 2 aastat on see nii-öelda kestnud, siis igasuguste erinevate nende fragmentide kaupa, et väga põnev kogemus on olnud, väga selline mitmekesine, et on olnud väga põnevad hetki, saab erinevaid asju proovida, et kuigi ma olen varasemalt ka osalenud analoogsetes toimetustes, et siis mõningad photoshootid on olnud ja artiklid aga ma Sa oled arvan, vana kala. jah, võib-olla võib ka nii öelda. Aga ma arvan, et kõige selline meeldejäävam sellest on olnud see, et tänu sellele artiklile, mis selle projekti raames tehti, leidsin ma oma praeguse tööandja, et õigemini tööandja leidis minu. Ma hea meelega kuuleksin seda lugu veidi pikemalt, see kõlab nii... Ega seal ei olegi väga pikka taustalugu taga, et tol ajal, kui see projekt alguse sai, siis ma parasjagu olin tööd otsimas, et ma olin eelmisest kohast ära tulnud just. Ja siis seda artiklit juhtus Facebookis nägema minu üks praegune töökaaslane, kes siis meie ülemusele näitas seda artiklit, et kuna nemad siis olid otsimas just inimest ja siis võtsid minuga ühendust ja ülejäänud on ajalugu. Et nüüd siis sel suvel saab 2 aastat seal täis. Ehk siis piltidele poseerimise kaudu võib leida tööd. Ma arvan, et see on üks minu selliseid kaasa võetud infojuppe tänasest. Ma siit küsiksin edasi, et millised teiste pildid või lood teile eriti kas meeldisid või korda läksid. Ja siin ma võib-olla lubaksin vastata esimesena sellel, kellel see impulss tekib. Oli mõni pilt või lugu, mis vääriks välja toomist? Mina võin alustada, et ma ütlen ausalt, et ma täna käisin esimest korda näitusel ja tulin varem ja süvenesin ja kõigepealt ma eemamalt vaatasin ja ma olin väga imestuses, kui paljud inimesed vaikse laupäeva hommikul on Telliskivi loomelinnakus ja pean ütlema, et Soome turistid on tagasi, et Eesti majandus hakkab tõusma ja ma jälgisin siis eemamalt inimesi, kes minu fotot vaatasid ja teisi fotosid ja mulle endale hakkas hästi silma Greeteli foto, et hästi ja lugu ja mulle hästi ikkagi meeldis see, et me ei defineeriks ennast läbi erivajaduse, et see sõnum oli seal ikkagi hästi nagu välja toodud ja samamoodi siis teised lood, kus just selline väärtustamise ja pigem, eks ole, et me ei rõhutaks seda erivajadust, vaid hoolimist ja toetamist, et need nagu mulle läksid kõige rohkem südamesse. Mina vist ei suuda ühte lemmikut valida, et mulle meeldisid kõik lood ja kõik need inimesed, kes seal osalesid. Et mõned olid tuttavamad kui teised, mõnda nägin esimest korda, aga kõik lood omamoodi puudutasid ja kõikide nende lugude avaldamised on olnud kahtlemata vajalikud nende teemade teadvustamisele, et ainult niimoodi me saamegi nii-öelda pildis olla. Et meid on nii palju, me oleme igaüks nii erinevad, ja meie nii-öelda enda moraalne kohustus on ennast nähtavaks teha. Kuidas sul? Minu meelest kõik fotosid, ma pole kõike näinudki veel, päris lõpuni ma ei jõudnud rahulikult vaadata. Seal oli päris palju inimesi, kes samal ajal nagu ringi liikusid kui minagi. Väga tugeva mõjuga pildid olid, aga see nagu tabu teema, Keiu, tema pildid mulle meeldisid, raske haigus ja kõik see teema, et seda võib nagu avalikuks tuua, et see nagu, olgugi, et jah, ta oli keemiaravi saanud, aga see mõjutas mind väga emotsionaalselt, väga tugevalt. Tegelikult minu jaoks on kõik pildid toredad ka. Üldiselt on kõik toredad. Keegi ei taha lemmikuid valida? Uskumatu. Ma võib-olla siit edasi küsiksingi seda, et milline on üldse teie suhe selle sõnaga erivajadus või erivajadusega inimene? Et kas see tundub miski, mis on teile kohaldatav või ainult vajaduse korral ja mis teie suhe selle sõnaga on? Ja võite julgelt ka eriarvamusele jääda? See on nii lai küsimus sul jälle.
No tegelikult minu identiteet on väga varasemast, ma ei oska öelda, võib-olla kas 15-aastaselt, ma võin öelda, et ma kasutasin, et ma olen erivajadusega inimene, siis ta oli niimoodi. Siis ma olin kuulmispuudega inimene enda jaoks, siis hiljem olin Eesti viipekeelt väärtustav inimene, kuna ma mõistsin, et just teadvustasin seda, et keel kui selline oma grammatikaga ja kõigega, et see oli siis minu identiteediks osaks, aga praegu ma olen viipekeelne inimene. Noh, jah, mingil mõttes erivajadus, aga olgu see või kuskil muuseumis või transpordis, kus on erivajadusega inimene või puue või puudega inimene, et ma saan soodukat ja sooduspiletit, siis muidugi ma kasutan selle ära. Aga kui on ühiskonnas, ma ikkagi, kui ma tunnen, et ma saan ikkagi tegelikult küll hakkama, jah, kui tahan fotograafis, mul lemmik on tegelikult siin käia fotograafis, kas ma saan tasuta käia siin tegelikult, aga ainuke asi, et ma pean vaatama enda võõrkeeles siis eestikeelseid tekste, et kui oleks ka näiteks videosid kõrval, siis ma oleksin nõus ka maksma selle kõige eest ka veel, et selles mõttes mul oleks nagu suurem ligipääsetavus. Aga Eesti ühiskond võib-olla 100% ei ole veel valmis viipekeelseks kommunikatsiooniks ka, et mul oleks see ligipääsetavus. No, ma olen pealiselt ikka inimene peamiselt siiski. Ma olen inimene, kellele kommunikatsiooni annab siis viipekeel ja viipekeele tõlk. Et meie saame olla ka nagu võrdselt ka ratastoolis inimesega igal pool, et igalühel on erivajadused, sul on ratastool, sinul on teistsugune toit, on ju, me kõik tegelikult, meil on nii teatud mõttes erinevad vajadused, ütleme siis niimoodi. Jah, inimesed on kõik erinevad tegelikult, jah, meie sinuga ka. Ja ma tahtsin siit juurde küsida, et sa ütlesid, et Eesti ühiskond ei ole veel, ütleme, viipekeeles funktsioneerimiseks valmis, kui ma sinust õigesti aru sain. Et kui sa viitsid natukene sellest pikemalt rääkida, et miks sa nii arvad ja mis sellele osutab? No kuidas nüüd öelda? Kõikide asjade alus on raha, midagi ei saa öelda, et finants on alati see, mis kõike mõjutab, nagu tõlke mõttes. Aga viimasel ajal on Eesti ühiskonnast tõesti püütud, on seda parema infot oleme rohkem saanud kui varasemalt, et tõlget on rohkem olemas. Ma toon mõne näite, näiteks igapäevased uudised, hommikused uudised, mis on hommikul, ma ei tea, Terevisioonis näiteks. Sealt ma küll viipekeelset tõlget ei näe, nad tõesti kõnelevad omavahel, ma näen, et nad kõnelevad. Ja siis mu elukohaslane on kuulja. Tema teeb hommikul seal süüa ja tema kõik kuuleb mõnusalt, mis seal toimub, aga ma tahaks ka teada, mida tema parajasti kuuleb. Ta ütleb mulle, oote pärast õhtul kella 7 paiku, kui ma viipekeelsed uudised. Aga see on juba vana uudis. See, mis hommikul oli, õhtul kella 7 juba vana uudis, aga ma õhtul saaksin selle uudise kätte alles. Kommunikatsioon on see, mille taha meil asjad jäävad. Aga tänu sellele, ma väga tänan seda, et ürituse korraldajad ikkagi tellisid siia tänasele üritusele, et mul kommunikatsioon sai toimuda. See tegelikult, minu see takistuse teema on väga lai, aga kõige olulisem asi on, kommunikatsioon on kõige alus. Nõus, thanks. Nii, sõna erivajadus, kuidas suhestud? Toitumuslik erivajadus siis meie puhul, et toitumusliku erivajadusega ju tegelikult Eesti Vabariigis puuet ei anta, kuigi meil toidukulud on siin lausa 9 korda mõnele toiduainegrupile kallimad. Aga see erivajaduse mõiste on nüüd meil päevakorral küll, et kõigepealt selle poolest, et kui palju me siis enda erivajadust nüüd defineerime. Kui mina käin restoranis, siis mina alati ütlen, mina olen tsöliaakia haige ja palun mulle gluteenivaba süüa. Teised seltsikaaslased ütlevad mulle, et kuule Aive, sa ei pea oma terviseinfot avaldama, sa ei pea rääkima, et sa oled tsöliaakia haige, et piisab sellest, kui ma ütlen, et ma vajan gluteenivaba süüa. Täna teenindajad, kuigi olen ise teeninduskooli õpetaja ja ka hästi pika staažiga koolitaja, pean ütlema, et täna, eks ole, restoranis, mis on laktoos, kaseiin, vegan või gluteen, absoluutselt kõik on sassis. Iga päev koolitame edasi, näen, et inimesed siin noogutavad.
ja see erivajaduse mõiste tähendus sai nüüd eelmise aasta lõpus mulle endale küll veel rohkem selgemaks, kui me lõpetasime Eesti Tsöliakia Seltsis terminikomisjoni töö. Et nagu ma ütlesin, 25 aastat olen vabatahtlikku tööd teinud ja ma siiamaani arvasin, et arstid või haigekassa või mõni amet võtab ja teeb Eesti Vabariigis selgeks puudegruppide terminid. Ei, et seda me tegime ka patsiendiorganisatsioonis ja juhtisime töögruppi. Ja kui siis ma arvasin, et me paneme sinna SONA-VB üles tsöliakia haige või tsöliaatik, siis see tänapäeval on out, et see on sildistamine ja pigem siis tsöliaakiaga inimene, et tänapäeval ei öelda ka enam ei alkohoolik ega narkomaan. Et meil oli väga mõnus töögrupp, teadlikud inimesed siis erinevatest ametitest. Ja pigem siis see sõnum ikkagi ongi see, et me ei rõhuta oma erivajadusi, et mina ei tohi süüa gluteeni, aga teine inimene ei saa, võib-olla ta mingil põhjusel ei söö paprikat või porgandit, et see, et ma olen siis tõesti tsöliaakiaga inimene, eks ole, ei saa mind määratleda või defineerida, et pigem ikkagi me olemegi kõik erinevad. Ja nii ongi, et nagu ma ennem ka ütlesin, et pigem siis see hoolimine ja toetamine, et mitte selline erivajaduse väljatoomine. Aga täna ma ikkagi restoranis veel ütlen, et ma olen tsöliaakia haige. Loodetavasti mingil hetkel ei pea seda enam ütlema, sest kui ma lihtsalt ütlen, et palun mulle gluteenivaba süüa, siis aetakse meie haigus segamini allergiaga, toidutalumatusega või trendi inimestega öeldakse, et mis sa siin nalja teed. Tänud. Nii, Helen, kuidas sul? Nõus eelkõnelejatega, et erivajadus ei saa defineerida inimest, et me enamjaolt ikkagi ei defineeri ennast läbi oma erivajaduse. Mõiste kui selline on igaühe enda valida, et kuidas ta siis ennast nii-öelda nimetada tahab, et see peaks olema iga inimese enda valik. Ja jah, ma olen ka väga selle poolt, et kui me tahame ühiskonda maksimaalselt integreeruda, siis me ei tohi nagu näidata ennast ise nii-öelda nõrgematena või et kuidagi me peaksime üritama olla nagu sellised selles mõttes, et jälle me jõuame sinna tagasi, et igaühel meil on oma erivajadus. Et see ei ole kuidagi, me ei ole selline eemale tõugatud inimgrupp, vaid me olemegi ühiskonda integreeritud nii-öelda tavainimesed, aga me oleme lihtsalt üks teist ja üks meist, et kõigil meil on enda mingisugune erivajadus. Ja kõiki meid saab nimetada erivajadusega inimesteks. Ja siit mul tekib selline küsimus, et ühelt poolt nendes intervjuudes endis peegeldus selline sügav teotahe, oluline proaktiivsus, võitlus iseenda õiguste eest, aga oli ka neid intervjuusid, kus peegeldus selline nagu soov selle järgi, et neile antaks võimalus olla nõrk või antaks võimalus kas või ütleme eutanaasia järgi. Et mind huvitaks siin, et kus läheb teie jaoks piir sellise ütleme teotahtelise ja positiivsuse ja sellise toksilise positiivsuse vahele, mis võib-olla ei ole siiras ja on hoopis suutmissurveline? Siin ma jälle võin vabalt teil lasta vastata, et kes soovib. See on, minu arvates on see selline jälle individuaalne, et see peaks olema vajaduspõhine. Et kui me räägime näiteks abivajadusest kui sellisest, et hästi palju esineb sellist nagu, ma ei tea, kuidas seda nimetada, liigabistamist, et kohtades, kus inimene saab iseendaga hakkama, et see on muidugi väga tore, et abi pakutakse ja alati saab siis see inimene otsustada, et kas ta vajab seda abi, kas ta lükkab selle pakkumise tagasi või ta laseb ennast aidata. Et aga lihtsalt selle liigabistamise kõige suurem oht ongi see õpitud abituse tekkimine. Et olukordades, kus me võib-olla saaks ise suurepäraselt hakkama, aga me lihtsalt laiskusest võib-olla siis laseme ennast liiga palju abistada. Et see peaks olema selline täpselt nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik, et ikkagi soodustada seda iseseisvat hakkama saamist ja sellest ka see
teotahtelisus, et inimene saab ennast defineerida ka läbi oma tegevuste ja just läbi nende tegevuste, millega ta iseseisvalt hakkama saab, sest et meil on elus niigi väga palju asju, millega me ei saa iseseisvalt hakkama. Või see on jälle individuaalne, kuidas kellelgi, aga et seda enam me tunneme siis uhkust nende tegevuste üle, kus me oleme maksimaalselt iseseisvad ja minimaalse kõrvalabiga. Et sinu jaoks oleks eesmärk võimalikult vähe abi vajada? Jah. Või? Okei. Kuidas sul? Su küsimus hakkas pihta, ma korra täpsustan siis sellest sellisest. Esimene küsimuse osa, ma ütleks, oleks see, et kust läheb sinu jaoks piir sellise proaktiivse, iseendast lähtuva positiivsuse ja sellise toksilise positiivsuse vahel, mis on äkki sunnitud või mis edastab ebarealistlikke arusaamu sellest, mida tähendab elada erivajadusega või mingi muu küsimusega? No meie meie erivajaduse sihtgrupist lähtuvalt ühiskonnas kõik mõistavad sõna gluteen erinevalt, et siit tulevad toksilised märkused. Alles eile Facebookis nägin, et keegi nimetas tsöliakia selts tsölipaadi seltsiks, et siit tulevad sellised, nagu selline toksilisus. Aga eks me tõstame kogu aeg teadlikkust, räägime, selgitame, et ühiskonnas gluteeni sõna kõik arvavad, et nad teavad, aga nagu ma ütlesin, et aetakse meid sassi allergiaga, aetakse sassi klassikaliste toidutalumatustega, et peame alati julged ja enesekindlad olema, et siis saame hakkama. Ära ei väsi? Tead, sellega on selline lugu, et tuleb siis ikkagi mõista seda olukorda, et kus nagu tõmbud tagasi või kus siis julged enda eest seista, et eks kui me väsime, siis tõmbume tagasi ja alustame jälle. Ja sul, Gretel? Kus see piir läheb? See on väga keeruline küsimus. Kas ma tulen selle eutanaasia juurde näiteks, et siiamaani Eestis on üks esimene eutanaasia juhtum olnud, Janet vist teate, see Šveitsis ta sai selle lõpuni viidud, jah. Lugesin tema raamatut, see on küll pooleli hetkel veel, andis väga tugevaid emotsioone see mulle. Just see, tahtsin elada nagu õnnelikut elu, aga nagu ta oli lihast ja haigus on, et ta tahtis väga paljudes kohtades käia, kas nii-öelda stripibaaris ära käia näiteks, aga ratastooliga ei saanud sisse näiteks, et kuidas ta seda nagu siis saab kõiki asju. Ühesõnaga kõik see, mis ma sealt lugesin, andis mulle ka emotsioone, andis nagu teise vaate mulle hoopis. Et kui ta tahtis öelda, et ta saab teatud kogemused kätte, et siis tal on valmis siit nagu lahkuma siit maailmast, on ju, et ma väga austusin tema neid mõtteid ja soove sealt, mis ta kirjutas. Ma tahaksin tulla ikkagi jälle eutanaasia juurde, et ma olen selle poolt ja ma tahaks teida, et kuskil peaksid olema nagu piirid, et inimesed liiga vabalt niisuguseid asju ka ei teeks. Mul on üldse raske sellest teemast praegu rääkida edasi. Tegelikult ma võtaks sellest eutanaasia küsimusest kinni, et mis teie arvamus on, kas Eestis võiks eutanaasia legaalne olla? Ja kindlasti peaks olema. Et inimesel peaks olema õigus otsustada enda väärika lahkumise üle, kui tal see elukvaliteet ikkagi on märgatavalt langenud ja ta ei taha siin enam meie hulgas olla. Kindlasti peaks olema. Aive? Ma arvan ka, et peaks olema lubatud ja mulle meeldis Greteli mõte, et teatud piirid peavad olema, aga et loodame, et seadusandlus tuleb järgi. Aitäh. Mul on veel küsimusi Varnast võtta päris korralikult, aga mida ma tahtsin siin poole diskussiooni peal korraks teha, on lihtsalt seda, et me oleme nii meelte kui kehadega inimesed, nii et ma palun võib-olla, et te võite paar sellist sügavamat hingetõmmet teha kiire check-in'i oma kehaga, vaadata, kuidas olla on. Kui tunnete, et vajate vett või
vajate puhkust või vajate WC-sse minemist, siis kui kuskil peab see olema lihtsalt vabalt lubatud, siis peaks see kindlasti siin olema, nii et hoolitsege julgelt iseenda vajaduste eest ja ma arvan, et meil on siin kuskil äkki 15 minutit diskussiooni veel, Liis, on mul õige? Praegu on 14:40. jah, jeli, okei, väga hea, siis jätkame samas vaimus, aga reaalselt, kui te peate vett jooma, WC-sse minema, siis tehke julgelt, me oleme grupp tugevaid tarku inimesi, kes saavad aru teie vajadustest. Nii, ma tahtsin uurida selle kohta ja siin ametlikes küsimustes seda ei olnud, nii et võite vabalt küsida, et kui küsimus segadust valmistab, aga ma eeldan, et teil on nii, ütleme, sõpru ja tuttavaid, kes erivajadust ei jaga, on sõpru-tuttavaid, kes seda jagavad ja ma hea meelega küsiks, et kas on mingid nagu nüansi erinevused selle kogemuse vahel, mis on siis, kui olla inimestega, kellega see kogemus on väga sarnane versus nendega, kellel seda kogemust üldse ei ole. Et mingid asjad näiteks, millele üldse mõtlema ei pea, kui olla koos näiteks sinu puhul, Helen, inimesega ka, kes ratastooliga liiguvad või sinu puhul, kes tsöliaakiat kogenud on. Et kuidas on olla inimestega koos, kes seda kogemust jagavad versus nendega, kellel seda ei ole? Jällegi väga individuaalne, sellepärast, et just sinu puhul, võid täitsa enda kohta vastata? Jaa, et just selle koha pealt, et kõik inimesed, kes kasutavad ratastooli, nendel ei ole ju üks ja sama diagnoos. Et ka sellest tuleb see erinevus ja väga suur erinevus, kellel on näiteks sünnipärane, kellel on õnnetuse läbi juhtunud, see on väga suur erinevus ja kõik tegelikult ongi selles mõttemaailmas kinni, et kuidas keegi siis oma olukorraga toime tuleb, et üks ühele ei saa kindlasti võtta. Ja ma ütleks, et väga suurt erinevust ei ole selles, kas inimesel on nüüd see liikumispuue või tal ei ole üldse mingit puuet, et jällegi mõtlemises kinni, suhelda, ringi liikuda inimesega näiteks, kellel ei ole puuet, on sellegipoolest võib-olla täielik nauding ja samas võib olla ka täiesti selline ebamugavustunne suhelda või ringi liikuda inimesega, kellel on siis mingisugune teistsugune puue, aga ta näiteks minu puudega ei ole absoluutselt kursis, tal puudub see kogemus, et seal me ei saa nagu seda nii-öelda paralleeli tõmmata, et see nii oleneb, et see on nagu selline pusle, et mis tükid siis parasjagu kokku satuvad oma vahel. Kuidas sulle, Eve? Lihtsalt tsöliaakiaga inimeste puhul peab ütlema, et ikkagi kursis muidugi on need inimesed, kellel peres endal on tsöliaakiaga inimene. Ja inimesed jagunevad siis nendeks, kes arvestavad toitumusliku erivajadusega ehk minuga ja teised, kes tulevad ikkagi väga visalt kaasa ja elus ikka tekib neid olukordi küll, kui jälle mõtled, et ma annan sulle andeks, et ma täna sain ainult sinu pool kohvi ja viinamarja. Et meil on endal pähklipakike ja banaanike alati kaasas kotis. Aga meie siis haiguse puhul käib kaasas selline mõiste nagu külalislahkuse kontrollimine, et mina olen olnud 27 aastat tsöliaakiaga ja minu parimad sõbrad ja sugulased siis tõesti juba kõik toidukaubapakendid loevad väga hoolega üles. Kui ma lähen külla, siis need toidukaubapakendid on laua peal, siis ma loen ise veel kõik üle, et veenduda, et see toit sobib mulle, et vastasel korral, kui on grillipidu, siis ma ikkagi pean perenaisele ütlema, et lähme otsime kuskilt prügikastist selle grillvorsti pakendi üles ja vaatame, mis seal peal kirjas on. Ja meil oli just tööl üks kolleeg ostis paki viinereid ja luges selle, ütleme, koostisosade nimekirja läbi ja selgus, et seal oli 17% liha ainult. Nii, kuidas sul, Gretel? Sama jutt, et kas on vahet, kas sa oled nagu sünnist saadik või olnud seda ka järelkuulmise kaotanud, tõesti vahet ei ole või? Ükstapuha, kas ma kasutan sõna kurti või ükstapuha, mida ma enda suhtes kasutan. No, kui ma tulin siia diskussiooni, mul on siin tõlk olemas ja koha peal lõpuks saadi aru, et
kui näiteks saaks avastatud, et sul on siin, et ma olen hoopis pime ka veel, et ma ei näe, et ma olen pimekurt, siis peaks mulle ju selja peale hoopis tõlkima ja sõrmendama. Või kui näiteks oleks intellektipuue, et kui oleks liitpuue, nii kuulmispuue kui intellektipuue, siis ei saaks näiteks see inimene aru sellisest tõlkest, mis praegu on toimunud, ta peaks lihtsustama neid viipeid kõiki. Väga-väga erinevad on meie puudega inimesed. Näiteks ei saa öelda nii, et nii nagu Gretel on, nii on kõik ülejäänud kurdid. Niimoodi seda ei saa öelda. Kõik oleneb. On olemas ka kurte, kes on ratastoolis täiesti, et nii erinevad. Pimekurt ei pruugi tähendada seda näiteks, et kellel on täiesti nagu nägemine kadunud, et tal võivad olla ainult mingisugused hägustused oma nägemised, see on nii individuaalne. Eks selles küsimuses ma natukene lähtusin ka võib-olla mingitest iseenda kogemustest, kui saada kokku mingi spetsiifilise, olgu siis haiguse või mingi lapsepõlvetraumat jagavate inimestega, siis nendega on nagu mingid naljad või mingid kogemused, mis lihtsalt tänu sellele ühele nüansile, kuigi võib-olla muu seal ümber on kõik täiesti teistsugune, et seal on nagu, ma ei teagi, mingeid asju, millest otseselt nii rääkima ei pea, kui peab verbaliseerima inimestele näiteks, kellel seda kogemust sellisel moel ei ole. Vot nii. Aga enne, kui me seal ette valmistusime, siis Gretel küsis minult üle ühe küsimuse kohta, mille ma nüüd tahaksin laua peale panna, mis on kogemus meditsiinisüsteemi kohta. Ma siia teeksin selle kaheosaliseks. Esiteks, et kuidas te kirjeldaksite enda kogemust meditsiinisüsteemiga laiemalt, et kas te tunnete, et arstid ja õed ja vastuvõtutöötajad ja nii edasi, ütleme, tulevad hästi toime või on piisavalt teadlikud, või on seal arenguruumi ja mu küsimuse teine osa on see, et kui te, ütleme, unistustel ei ole piire, eks ju, nii et ma kutsuks üles unistama, et kui te saaksite ülehomme ärgata üles just meditsiinisüsteemi mõttes täiuslikus maailmas, siis kuidas erineks see tänasest maailmast? Ja ma siin võib-olla alustaksingi sinust, Gretel, kui võib. Ma praegu mõtlen selle peale. Ma ilmselt tunnen samamoodi nagu teie. Kui on pandud puue või töövõime hindamine tehtud, siis ma olen sellest tõeliselt tüdinenud, et ma iga 5 aasta tagant pean ennast tõestama. Kas mul on vahepeal kuidagi kuulmine tekkinud juurde, et see on natukene naeruväärne, et ma pean 5 aasta tagant seda nagu tõestama. See on minu jaoks see osa meditsiinisüsteemist veits nagu häiriv. Aga unistustes ma tahaks seda, et ma ei peaks käima kogu aeg ennast tõestama. Ma unistan seda, et mul oleks igal pool tõlk olemas, et ma saan nagu hakkama niimoodi. Et asi läheks nagu rahulikult edasi ja vaadata teist vaadet veel. Natuke naljakat isegi. Kui vaadata meditsiinisüsteemi ja seksuaal nii-öelda siis nagu elu. Ma toon näite, ma lähen naiste arsti juurde, räägime seal arstiga ja probleemidest ja vajadustest või ravidest ja siis arst soovitab mulle, et kasutage kindlasti kondoomi. Aga mina veel on naiste rahvaga koos, et selles mõttes naljakad nagu olukorrad toimuvad, et reaalne elu ja siis see meditsiinisüsteem ei kattu alati. Et võiksid vaadata nagu mina, kes mina olen, mitte lihtsalt nagu üldiselt, kus ta teab minu täpselt tausta, vot selles mõttes, nagu ta võiks minuga arvestada, mitte rääkida nagu üldist juttu. Ja siis küsitakse mu käest, et oled rase või mitte või nagu annavad igasuguseid selliseid soovitusi, et vanuse järgi sa võiksid juba olla rase või, aga ma ise otsustan neid asju ju. Mõistlik, mul on tunne, et need unistused võiksid saavutatavad olla küll. Et see... Vaatame, võib-olla 20 aasta pärast vaatame. 25 maks. 25. Nii, Aive, kuidas sul? Tsöliakia on viimaste Euroopa teadusuuringute alusel väga aladiagnoositud haigus. Kuskil 10–20% tsöliakia ka inimestest on saanud diagnoosi, et tegelikult
enamus inimesi oma erinevate vaevustega kõnnivad ühiskonnas ringi ja diagnoosi saamine on väga-väga vaevaline, et minul läks aega 27 aastat. Ja selleks ajaks siis juba on nii palju erinevaid muid kahjustusi tekkinud organismis, mida siis haigekassa kuludega peab hakkama kinni maksma. Et ideaalmaailm oleks ikkagi see, et kui lähed arsti juurde, et kas või hambaarsti juurde, kui hambad lagunevad, et hambaarst näiteks seostaks, et kui hambad lagunevad ja inimene on ju korrektselt hoolitseb hammaste eest, et siis kuskil on organismis peensooles või seedimises viga, et miks siis hambad lagunevad, et me saaks kiiremini diagnoosi, et kui minna arsti juurde, öelda kõht valutab, et siis on nii palju erinevaid haiguseid, millal võib kõht valutada. Et kõigepealt jah, kiirem diagnoos, aga ka arstide poolt korrektsed mõisted, et me ikkagi näeme ka ajakirjanduses arstide artikleid, kus vahel meile veel kaer ära keelatakse, kuigi kaer on lubatud. Et selline teadlikkus meie haigusest igal tasandil. Aitäh sulle! Nii, Helen, mis sa arvad? Minu isiklikud senised kogemused pigem on olnud head meditsiiniga seonduvalt, et ma tunnen, et arstid minu puhul on teinud kõik võimalikku, et minu elukvaliteeti parandada ja et kõik, mis võimalik on ka juba praeguseks tehtud. Aga kindlasti on veel arenguruumi, alati võiks parem olla ja kui midagi, siis just see inimese kesksus ja individuaalsem lähenemine, et see tuleb alati kasuks igas valdkonnas ja meditsiinis võiks eriti tugevalt esile tulla, et see on võib-olla see arengukoht veel. Võib-olla küsiksin siit juurde, et mida see inimese kesksus tähendada võiks, kui sa oskad mõne näite tuua äkki? See ongi see, et kui tuleb teatud konditsiooniga, tervisekonditsiooniga inimene, et siis näiteks kas või mingisugused protseduurid või ravi ei määrata nii-öelda puusalt, et ahah, et sina oled nüüd selle konkreetse diagnoosiga, vaatame raamatust, selle kohta siis käib see ravi. Et võiks uurida ikkagi kaasuvate haiguste kohta rohkem ja mis on need nüansid, sest et iga diagnoos ei ole ka nii-öelda üks ühele, et kaks ühe diagnoosiga inimest ei ole sarnased, et seda ei saa jälle üheselt võtta. Et seal võiks erinevus nagu sisse tulla. Väga hea. Nüüd mina ütleks, et mul on siin üks lõpuküsimus veel paberil olemas küll, aga teeme vahepeal selle momendi, et esiteks vaadake, kas te hingate ja tunnete oma keha ja olete vett joonud. Teeme selle check-in'i ja meil on mikrofoniga Liis, kes pakub teile võimalust küsida meie armsate panelistide käest ka küsimusi, mis on meelel või südames. Kutsun julgelt üles uurima. Et kui kellelgi on, siis tõstke käsi ja ma tulen mikrofoniga teie juurde. Oho. Et see sõna erivajadus on, ma saan aru, selline, mida ei peaks tänapäeval kasutama. Et mis sõnu võiks kasutada sellise sõna nagu erivajadus asemel? See oleneb kontekstist. Et kindlasti mingites teatud kontekstises, eks ju, puude määramisel on see oluline meditsiinis, aga lihtsalt praegu on ülemäära mindud selle, et me rõhutamegi erivajadus, et see, et üks inimene istub ratastoolis ja teine käib või üks ei talu gluteeni ja teine ei talu võib-olla mingit muud asja, et mitte liigselt rõhutada seda, et me oleme erivajadustega, et me olemegi seltskonnas või ühiskonnas ju võrdväärsed teistega ja mitte liialt rõhutada seda erinevat vajadust, et meie arusaamine peakski olema, et see on normaalne, et üks inimene ei näe või ei kuule või istub ratastoolis või sööb erinevalt, et seda mitte nagu liigselt rõhutada. Ma olen ka seda meelt, et mõistel kui sellisel ei ole häda midagi, et erivajaduse mõiste kui selline on igati okei, aga seda ei pea igal pool rõhutama seal, kus see on ebavajalik, et see võiks ollagi rohkem sellistes ametlikes kontekstides. Mina tahaksin ka nüüd rääkida.
ma tahaksin vastata küsimusele veel. Vabandust, me võtame ühe vastuse veel Greteli käest ja siis saate küsida. Vabandust, ma tahtsin küsida, et kes te olete, kes te küsisite meie käest selle küsimuse, ma ei pannud tähele, mis teie nimi oli? Et mu nimi on Aet Kull ja ma olen ettevõtluskõrgkoolist Mainer, aga ma ühtlasi kasutaksin nüüd mikrofoni, et ma väga kiidan teid, et selle diskussiooni eest ja selle näituse ja me ise ka, mul on ka kolleeg kõrval, et me elame kaasa ütleme igasuguste naiste sellise võrdse kohtlemise ja ettevõtlikkuse kasvatamisele. Ma ikkagi tahtsin vastata veel. Et alati piisab ka sellest, et kui teie ütlete, et ka teie, et mina olen Aet, nagu te ütlesite, ja mina ütlen, et ma olen Gretel, kõik. Ma panen punkti sinna, kui ma ennast tutvustan. Punkt. Erivajadusega seoses. Väga hea, aga siis saamegi liikuda järgmise küsimuse juurde. Ja Mare, tähendab väga vastuolulised jutud, väga vastuoluline intervjuu. Sellepärast kõigepealt Helenile ma ütlen, et jah, personaalne meditsiin on väga oluline ja see peaks olema ka koalitsioonis juba sees, mulle endale tundub. Ma olen täiesti nõus sellega. Teiseks, ma ei poolda, et puudega inimene kui selline ei või öelda, et ma olen puudega, sellepärast, et kui ma nüüd helistan ja keegi ei tea, et mul on tegelikult liikumispuue, ma ei saa ruumi võib-olla nii hästi sisse, siis ma ikkagi helistan ja ütlen, et mul on selline puue. Nii et mina näen, et sellist häbitunnet ei tohiks üldse meil enam olla, sest see oli 30 aastat tagasi, kui me kõik varjasime, kõik oma haigused, kõik oma puuded, kui me saime hakata elama avatumas ühiskonnas, siis me ju räägime kõigest sellest, mis meil on. Ja ka isegi psüühilised haiged juba hakkavad rääkima. Tähendab, et meil on areng toimunud väga suurelt. Nii et ärme ütleme, et see erivajadus, kui meil on, et see on häbiasi. Ei ole häbiasi. Nii ja teiseks, kui on liikumispuue, siis võib ka olla sellel liikumispuudega inimesel ka mõni haigus. Täpselt samuti me võime ütelda, eks ole, et mul on küll liikumispuue, aga mul on ka tsöliaakia, ütleme nii. Ja haiguste osas ma ütlen, et ainult teadlikkus, kui me räägime rohkem ja rohkem nendest haigustest ja räägime, mis meil tegelikult sees toimub, seda targemaks me saame ja siis me ka ei peagi rõhutama, aga me ütleme, näete, kuidas meil on arenenud, kui me teeme statistikat või teeme korraldusi, siis me alati küsime, milline erivajadus sul on, kas sul on ka toitumise. See tähendab seda, et sul on ju täiesti õigus ju kirjutada ka sinna, et sul on selline erivajadus. Nii et mina ja siis kolmandaks, kui tohib, mina ei poolda eutanaasiat praegu Eestis, mitte mingil juhul. Meil on Euroopas see olemas. Kui keegi väga soovib, siis saabki korraldada seda ja seda on ka tehtud. Aga mina ei poolda sellepärast erivajadustega inimestega üldse sellel teemal rääkida, sellepärast, et väga palju on olukordasid ja eriti, kui sa oled noor, kui sul on väga emotsioonid on üleval ja all, siis võibki tekkida selline olukord, et võt, ma tahaks siit ära minna. Eks ole, sellepärast, et sa nagu vaatad, milline sina oled ja ma tahan siit ära minna, mul on nii raske, ma ei suuda, eks ole. Võt sellist lahendust mina ei poolda absoluutselt, et räägitakse ja sellest ma ütlengi, et kui eutanaasia tuleb, siis ta tuleb ikkagi tarkade inimeste koos mõjust. Aga mitte nii, et meie ütleme, et see peab olema, see ei pea olema puuetega inimeste või erivajadustega inimestega juures, ei pea olema. Mina ei poolda seda. Aitäh sulle. On meil veel küsimusi, kommentaare, mõtteid kuulajate käest või poolt? Soovite äkki uurida? Väga hea. Mina olen Marion.
laval on noorema generatsiooni erinevate ühenduste esindajad. Kui palju te teete omavahel koostööd, et tekiks selline teadlikkus, see näitus siin näiteks on Helpifiki ja Keiu projekt. Kuidas te jõuate näiteks meditsiinisüsteemi teadvusesse sellega, mida 27 aastat põdenud inimene oma elutöös vabatahtlikuna on teinud? Et mis on need asjad sarnaselt selle tänavale tuleva näitusega, mida nüüd tahaks veel koos teha? Võib-olla selle koos olemise kohta vastus, et kahjuks jah, seda koos tegemist ja olemist peaks kindlasti palju rohkem olema. Et täna Eesti Tsöliakia Seltsis on ka 25 vabatahtlikku ja meie tööd võrreldakse tegelikult Soome Tsöliakia Seltsiga, kus on 14 inimest hommikust õhtuni tööl. Et meil on isegi valdkondi, kus me oleme kaugemale jõudnud või on suuremad tulemused kui Soome Tsöliakia Seltsil. Et Eesti Puuetega Inimeste Kojas liikmesorganisatsioonide vahel võiks olla suurem koostöö teiste organisatsioonide vahel, et step by step teemegi, et sealt, kust king kõige rohkem pigistab, et sealt teemegi oma vabatahtlikega koostööd ja arendame. Aga vist sai vastatud, et annan edasi. Gretel, sul midagi lisada? Ei. Helen? Koostöö on alati tore asi, et alati võiks seda kommunikatsiooni rohkem olla, aga mis ka liigub vaikselt paremuse poole, et erinevad ühingud, seltsid, liidud teevad koostööd ja kindlasti tegutseme asjade parandamise nimel. Väga hea, tänan. Ma usun, et me jõuaksime võib-olla võtta ühe küsimuse veel ja siis ma panen lauale oma lõpuküsimuse ja siis soovi korral te saate läheneda panelistidele, ka Liisile tõenäoliselt ja soovi korral vestlusi jätkata, et see ei pea asja lõpp olema. Soovib keegi veel miskit küsida, uurida, lauale panna? Aha, vaata vist mikri tuleb uuesti sisse panna. Kas mind on kuulda? Nii, nüüd tuli tagasi. Ja tegelikult ma ei saanud vastust oma küsimusele. Jah, tahtsingi just küsida, et kas te saite vastuse. Ei, sest te valgusite tüüpiliselt jälle sinna vakku, kuhu Eestis ollakse valgutud. Et iga üks ajab, te tõite näite 14 Soomes töötavast professionaalsest ühingu inimesest. Et aastal 2015 Marevist käisime me Soomes Jyväskyläs naiste ütleme niimoodi, et liikumispuudega naiste ühingu sellisel aastakonverentsil, kus väga äge näitus oli, mille professionaalne Soome kunstnik tõi lavale. Et Soomes on asjad nii-öelda teisiti, ja me võtame sealt malli, aga tegelikult on nagu igas organisatsioonis kompetentsed inimesed, kes ei pane õlgu kokku. See näitus ei ole, ma ütleks niimoodi, ta on natuke hiljaks jäänud juba meie ühiskonnas. Selliseid asju võiks märksa rohkem olla. Ja sina, Liis, rääkisid minu kõrval paar päevad, kunas me kõnelesime, Liis Vares on siin projektijuht, et tema kui tantsueriala inimene on nüüd kohanud 5 aastat hiljem, kui ta Viinis õppis spetsiifiliselt liikumist erivajadustega inimestele, et alles nüüd on hakanud helistama või pakkuma tööd ka profitantsijad, sest tulemas on nii-öelda esimene hulk inimesi osalema ka tantsuseminaridele. Kas teie olete valmis, et teie generatsioon tegelikult enam ei marginaliseeri, vaid te osalete? Siin on vist päris mitu generatsiooni esindatud. Et ma võibolla... Laval? Jah, 2. Just. Nüüd ma võib-olla äkki 3 isegi, kui väga mitte 4. Hästi, siis saame rohkem vastuseid. Aitäh. Oota, aga kas sa võiksid ühe lausega oma küsimus uuesti ära küsida, et ma saaks täpselt aru? Et meie koostöö valgub alati ühte rappa ja see on see, et igaüks paneb oma asja tehes edasi. Aga tegelikult väljakutsed on ühised. Et kui te natukene mõtlete ja pakute ideid, see olekski see küsimus, mida võiks koos ära teha nüüd ja edasi. Et kas sa küsid seda, et mis võiks olla lahendus selle oma raja ajamise vastu? Okei, aitäh. Nii, on meil mõtteid? Kuidas toetada organisatsioonide ja huvigruppide vahelist koos asjade ära tegemist?
No võib-olla kõige parem on siis läbi mõelda, et millised on meile sarnased huvigrupid, et Eesti Puuetega Inimeste Kojas ka, et kes on erinevate toitumisvajadustega grupid, eks nendega on nagu rohkem koostööpunkte ja ühiskonnas, et igale poole ei jõua, et me teeme ju koostööd ka erinevate ametitega, koolidega, käime loenguid lugemas, olen ise Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Et seda koostööd on päris mitmel tasandil, aga vabatahtlikkus on kindlasti see, mis seab piirid. Veel mõtteid? Sama meelt, et see koostöö eelkõige võiks olla sarnaste huvigruppide vahel, aga ei peaks piirduma sellega, et see võiks liikuda siis sealt edasi ka nende gruppide vahele, siis, kellel võib-olla see ühisosa ei ole nii suur, aga et ideaalis ta võiks liikuda siis kuni selleni, et ka väga erinevate huvigruppide esindajad saaksid siis selle koostööni jõuda ja midagi ära teha ühise eesmärgi nimel, et kas või analoogseid projekte võimalikult palju ja et see oleks nagu jällegi üks uus normaalsus, et see ei oleks midagi erakordset, et nüüd mingi aja tagant teeme midagi suurt, vaid et sellised asjad toimuvadki ja toimuvad tihedasti. Jällegi normaliseerime. Tänan. Kuidas sul, Gretel, mõtteid? Ma mõtlen nagu teiegi teised siin, et koostöö võiks alati erinevate organisatsioonide vahel parem olla, aga kui ma räägin viipekeelsest kogukonnast, siis meil jääb alati see keele küsimus siia vahele. Et kuidas me kellegagi siin nagu saame haakuda hästi. Me oleme teinud küll tõesti erinevate teatritega ja kunstiga seonduvate organisatsioonidega koostööd ja kas või seesama siin näitusel osalemine on ju ka tegelikult koostöö. Väga hea, aitäh. Ma nüüd küsiksin enda lõpuküsimuse ja siis me saamegi teha elavat raamatukogu. Minu lõpuküsimus oleks teile see, et mida te sellest omavahel rääkimisest siin, sellest diskussioonist, midagi uut, midagi väärtuslikku, midagi olulist leidsite, mida tahaksite toonitada või isegi mille eest kaasdiskuteerijaid tänada? Osalemise eest eelkõige, et jällegi üks näide sellest, et kuidas me teeme ühiselt ühte väga vajalikku asja ja ma loodan, et see koostöö ei piirdu tänasega siin, et me saame ka tulevikus sarnastes projektides kokku või kas või infot vahetades, et kontaktid saame vahetada mis iganes vormis, et see kommunikatsioon ei kaoks. Et see oleks kõik. Aitäh! Et mulle juba selle näituse puhul meeldis see, et hästi mitmekesised sihtgrupid olid, et me saame siin erineva toitumisvajadusega inimesena olla esindatud, Ukraina kogukonna esindaja, et see oli nagu hästi tore. Aga tänasest on hea tunne, et teeme ühte asja, et kui me nüüd toome selle puudegrupi või erivajaduse sõna, et tegelikult me mõtleme ühtemoodi, et me oleme üks osa ühiskonnast ja kuidagi ei ole nagu selles halvas mõttes, eks ole, erivajadusega, vaid koos üksteisele toetudes saame edasi. Ma tahan öelda teile aitäh kõik, kellega me siin koos saime juttu ajada. Teemad on minu jaoks olnud küll tuttavad, aga see teema, see tsüliaakia teema on minu jaoks täna väga uus olnud. Tänu tänasele osalemisele saime palju targemaks. Ilmselt ma arvan, et ka viipekeelses kogukonnas on vaja seda infot levitama hakata. Et ilmselt on paljusid, kes seda ei tea. Aitäh sulle! Suur aitäh minu südames ka teie kolme südamesse ja tänud Küllile ka, et nii huvitav, oluline ja ausalt öeldes ka üsna süke ärev kontekst on olnud, nii et aitäh, et te mind enda juures niimoodi hoidsite. Ma tänaksin südames kõiki
kuulajaid nii siin kohapeal kui veebi vahendusel. Ma tänaksin meie tehnikameeskonda, ma tänaksin Fotograafiska rahvast, kes kõik on olnud abiks ja seda protsessi toetanud. Et siin on olnud nüüd palju rääkimist ja vähe liikumist, et me saame selle dünaamika võib-olla teistsuguseks muuta. Suur aitäh teile ja ma tahaks tõesti, et kui te vähegi saate või jõuate, siis anname ühe väga korraliku aplausi kõikidele panelistidele. Aitäh teile, ilusat päeva jätku!